Kas teil on juhtunud sellist asja, et panete omale mütsi pähe näiteks ja natukese aja pärast hakkate paaniliselt mütsi taga otsima? Sellepärast on meelest ära läinud, kus see müts on, et see on teil peas. Või siis otsite prille taga ja tegelikult on need ees. No siuksed asjad on ka olemas, et need juhtumid on küll ja küll. Jeesuse vend Jakobus kirjutas sellist asja, et tegelikult ei ole see üldse hea asi, kui niimoodi juhtub. Loen Jakobuse kirja 1. peatükist salmid 22-25. Aga olge sõnategijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija. See on õnnis oma tegemises. Nii et kui me unustame, kuidas me välja näeme, tekivad probleemid. Sellepärast, et meil ei ole adekvaatset ülevaadet oma hetke olukorrast. Jakobus tegi analoogia kuulmise ja peeglisse vaatamise vahel. Kui Jumala sõna ütleb sinu kohta midagi või ta ütleb meie kohta midagi ja me ei tegutse sellele sõnale vastavalt, siis peagi see kuuldud asi ununeb ja need sõnad on meie jaoks muutunud tühiseks. Aga olge sõnategijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Kuuldud sõnade järgi tegutsemine ei olnud otseselt mingi selline revolutsiooniline põhimõte, millega esimese sajandi kristlased lagedale tulid või millega Jakobus lagedale tuli. See oli tolleaegsete juutide seas üsna laialt levinud põhimõte. Tegelikult Jakobuse kirja lugejad läbi ajastute, ma usun, et nõustuvad, et kuuldu peab jõudma ka praktikasse. On oluline kuuldu põhjal tegutseda. See põhimõte on iseenesest mõistetav. Aga ajalugu on näidanud, et keeruline on seda praktiseerida. Usun, et olete kuulnud ütlemist, kergem on öelda, kui teha. Kergem on kuulda, kui teha. Ja Jakobus siis põhjendab, miks on oluline olla sõnategijad. Ta ütleb, et vastasel juhul me petame iseennast. Piiblitund rõhutas meile sellist mõtet, et ainult Jumala sõnas olev tõde on see, mis kaitseb meid lõpuajal saatana eksituste vastu. Saatana eksitused on lausa nii ohtlikud, et võivad eksitada ka Jumala rahvast, väga paljusid Jumala rahvast. Jakobus juhib meie tähelepanu aga natuke teistsugusele eksitusele, mis on täpselt sama ohtlik. See on enesepettus. Ja kuidas me ennast siis eksitame?
me eksitame ennast sedasi, et me arvame, et meie suhe Jumalaga on korras, kuigi tegelikult ei ole. Me arvame, et oleme rikkad ja meil pole midagi puudu. Aga tegelikult me ei teagi, et oleme viletsad, armetud ja vaesed. Arvame, et meil on juba kuninglikud kroonid peas, kuid ühel hetkel läheme siis selle peegli ette, mis Jakobuse kirjas sümboliseerib täiuslikku seadust ja siis ütleme, et peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal. Ja see peegel vastab, Jeesus on kaunim kogu maal. Sina aga oled varas, sina oled röövel, sa oled tapja, sa oled abielurikkuja. Sul on räpased rõivad seljas, sul on vaja puhastust, sul on vaja andestust, sul on vaja Jeesust. Kas me siis saame sellele peeglile selja keerata ja öelda, et sul on õigus oma arvamusele, peegel? Ja lähme oma teed ning peagi unustame need peeglisõnad. See ei saa ju mitte niimoodi olla. Kristlastena me oleksime siis ju ristteel, sest kui me lööme käega nendele sõnadele, siis me lööme käega ristile. Prohvet Jeremia kuulutas, et uue lepingu puhul kirjutatakse Jumala seadused meie südamelaudadele. Verelible, kui ta lahkub südamest, jõuab umbes minutiga tagasi uuesti südamesse. Oleks äärmiselt tore, kui minu süda tooks iga minuti tagant esile neid Jumala mõtteid. See oleks äärmiselt tore. Jakobus ei taha aga nii spetsiifilisi parameetreid seada ning ütleb üldisemalt, et kes jääb selle seaduse juurde, ei ole unustav kuulja. Jakobus ei viita sellele seadusele kui pelgalt 10 käsule. Ta räägib vabaduse seadusest. Ta räägib kuninglikust seadusest. Ta räägib uut elu juhtivast taevariigi seadusest. Armasta Jumalat kogu oma südame ja hingega. Armasta ligimest, nagu Jeesus armastas ligimest. Ja siiamaani armastab. See on enamat, kui ära tee seda ja ära tee teist. See on halasta ja andesta. See on jaga, hooli ja mine. Aga see on midagi enamat, kui tee seda ja tee teist. See on Jeesuse järgimine kõiges, mida ta ütleb ja kuhu ta läheb. On hästi, kui peeglist vaatab vastu meie enda asemel Jeesuse nägu. On hästi, kui need sammud, mis meist maha jäävad, on Jeesuse sammud ja Jeesuse jalajäljed. Jakobuse vend Jeesus ütles oma mäejutluses sellised sõnad. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad.
igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises. Ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Tark on kuulata Jumala sõnu. Veelgi targem on püsivalt kuulata Jumala sõnu. Ja veelgi targem on püsivalt kuulata Jumala sõnu ja tegutseda selle järgi, mida need sõnad räägivad. Kui Jeesus oma jüngrite jalgu pesi, siis ta andis oma jüngritele juhendi. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Siin täna on nüüd lihtne võimalus tegutseda kirjasõna järgi. Aga palume koos Jumalat, et selle sõna tähendus ja mõte jõuaks ka meie südamesse ja et see avalduks ka meie igapäevaeludes. Palvetame. Kallis taevane Isa, ma tänan sind selle eest, kes sa oled ja kelleks sa oled meid loonud. Ma tänan sind, et sa oled loonud meid oma näo järgi. Ma tänan sind, et sa oled meie isa. Ma tänan, et sa oled halastav, et sa oled andestav. Ma tänan, et sina tead meist kõigist kõige rohkem meie puudusi, meie vajadusi. Ja sinul on ainsana lahendus nendele. Isa, ma tänan sind selle armu eest, ilma milleta me ei saaks sinu eest täna seista. Ilma milleta me ei saaks seista sinu trooni ees. Ma palun, et sa puhastaksid oma kogudust. Et sa annaksid meile selge enesepildi, kes me oleme. Ja et sa annaksid meile soovi olla ja püsida Jeesuses. Palun aita meil mõista nüüd nende järgnevate tegevuste tähendust, et see jõuaks meie südamesse ja ka meie tegudesse igapäevaelus. Palun seda Jeesuse nimel. Amen.